Tere kõigile! Nagu juba Monika ütles, räägime täna käibemaksu põhitõdedest alustavatele ettevõtjatele. Mina olen Kaia Tooming, käibemaksuosakonna peaspetsialist ja minuga koos on ka minu kolleeg Ain Ulmre täna siin. Tere hommikust ka minu poolt. Nagu mind juba tutvustati, olen Ain Ulmre, oleme mõlemad Maksu- ja Tolliameti käibemaksuosakonnast. Esialgu olen mina ka rohkem kuulaja rollis. Teoreetilise osa käibemaksuseaduse sätete põhjal räägib Kaia Tooming ja kui see on lõppenud ja teilt on tulnud küsimusi, siis nendele vastame koos ilmselt vaheldumisi või kuidas siis tundub parem. Nii, ja lähme siis tänase selle nii-öelda teoreetilise osa juurde. Kuna käibemaksu valdkond on tegelikult päris lai, rääkida oleks päris paljust, aga tänane aeg on meil üsna piiratud, siis pidime tegema valiku, millest rääkida. Keskendumegi täna tõepoolest sellistele põhitõdedele, peamistele põhimõtetele ja täiesti välja jäävad muuhulgas ka piiriülesed tehingud, et täna on rohkem selliste Eesti-siseste tehingute teemad. Aga alustamegi siis sellest, et millest üldse tekib käibemaksuseaduse mõttes käive, mida tuleks maksustada ja selleks on vaja siis teada, mis on ettevõtlus käibemaksuseaduse mõistes. Käibemaksuseaduses on ettevõtlus defineeritud kui isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata selle tegevuse eesmärgist või tulemusest. Ja noh, see ettevõtlus võib olla siis ükskõik milline tegevusala pirukate müügist pangateenuse osutamiseni. Kui seda tehakse ettevõtte poolt iseseisvalt, ja selline majandustegevus on ka käibemaksuseaduse mõttes ettevõtlus tekkinud. Miks on käibemaksuseaduses kaup ja teenus peaaegu alati eraldi ära mainitud? See on sellepärast, et nii mõnelgi juhul kaupa ja teenust maksustatakse pisut erinevalt ja ei saa neid alati ühtemoodi võtta. Ja mida siis käibemaksuga maksustatakse? Kõigepealt seesama kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus. Kui selline käive toimub, tuleb maksustada ka käibemaksuga. Samuti maksustatakse käibemaksuga kauba või teenuse omatarve. See on siis selline olukord, kui käibemaksukohustuslasest ettevõte on ostnud kaupa või teenust, arvanud maha sisendkäibemaksu, kuid seda kaupa või teenust ei kasutata siis mitte maksustatava käibe tarbeks, vaid kas mõni ettevõtte töötaja või juhtorgani liige kasutab seda kaupa või teenust oma isiklikuks tarbeks. Ka sellisel juhul see oma tarve tuleb käibemaksuga maksustada. Samuti maksustatakse käibemaksuga selline kaup, mis toimetatakse teise liikmesriiki sealse ettevõtluse tarbeks. Sellisel juhul küll seda võõrandamist või müügitehingut ei toimu, aga käibemaksuga tuleb maksustada siiski. Küll 0% käibemaksuga ja saaja siis seal riigis, kuhu see kaup viiakse, kus siis asub tegevuskoht, see kaup pöördmaksustatakse, nii et reaalselt maksukohustust üldjuhul ei pruugi tekkida, aga tuleks käibedeklaratsioonil ära näidata. Ja samuti loetakse käibeks kauba sundvõõrandamist tasu eest. Samuti on käibemaksuseaduses loetletud nimekiri sellistest olukordadest, kus mingisugune tehing küll toimub, raha liigub, kuid millest ei teki käivet käibemaksuseaduse mõistes ja mida käibemaksuga ei maksustata. Sellised olukorrad on siis näiteks ettevõtte või selle osa üleandmine, kauba viimine teise riiki ilma võõrandamiseta, välja arvatud see eelnimetatud kauba viimine teise liikmesriiki oma püsiva tegevuskoha tarbeks, siis riigivara tasuta kasutusse andmine riigivaraseaduse tähenduses ning riigi, valla või linnavara erastamine,
Samuti äriühingute, MTÜ-de, sihtasutuste ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus vara üleandmisest teisele äriühingule, MTÜ-le või sihtasutusele ei teki käivet. Ettevõtluse huvides kauba tasuta üleandmisest mittemüüdava kauba näidisena või siis kuni 10-eurose väärtusega reklaamkingituse üleandmisest ei teki käivet. Äh, Selles osas on tulemas ka seadusemuudatus, see 10-eurose reklaamkingituse piir on tõusmas 21 euroni ja samuti siis ei teki käivet sellest, kui sõiduautot antakse kasutada isiklikul otstarbel. Aga lähme siis nüüd lähemalt selle juurde, kuidas siis see maksustamine käib. Selleks, et teada, kui meil on juba selge see, et tegu on käibega ja tuleb maksustada, on vaja teada ka seda, millal tekib käive ja kus kohas see käive tekib, kas Eestis või mõnes teises riigis. Käibe tekkimise üldreegel Eestis toimuvate tehingute puhul on selline, et käive käibemaksuseaduse mõistes on tekkinud siis, kui esimesena on toimunud üks kahest. Kas kauba või teenuse lähetamine või kättesaadavaks tegemine või siis kauba või teenuse eest kas osalise või täieliku makse laekumine. Kui üks nendest kahest on toimunud, siis on ka käive toimunud. Näide selle kohta. Oletame, et on selline tehing, et kaup antakse üle ja arve väljastatakse 20. märtsil, aga tasumine toimub 3. aprillil. Kuna kaup on üle antud juba märtsis, siis olenemata sellest, et raha ei ole veel laekunud, on käive tekkinud märtsikuus ja tuleb märtsi käibedeklaratsioonil deklareerida. Kui aga on selline olukord, et arve väljastatakse 20. märtsil, aga nii tasumine kui kauba üleandmine toimuvad aprillis, sellisel juhul on meil tegu aprilli käibega. Ainuüksi see, et arve on väljastatud, ei tekita veel käivet, et tuleb ikkagi jälgida seda, et millal toimub esimesena kas kauba üleandmine või siis raha laekumine. Tihtipeale osutatakse teenuseid, mille osutamise aeg on pikem. Need ei osutata mitte 1 kuu jooksul, vaid mitme kuu jooksul, mõnikord ka aastate jooksul. Sellisel juhul loetakse teenuse osutamiseks see maksustamisperiood ehk see kuu, millal see teenuse osutamine lõpeb. Näiteks, kui ühe ja sama lepingu alusel osutatakse teenust jaanuarist märtsini, siis juhul, kui seal vahepealsel perioodil maksmist ei toimu, siis tekib käive märtsis, see teenus loetakse osutatuks märtsis. Kui nüüd teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul kui 1 aasta, siis vähemalt kord aastas tuleb ikkagi arve esitada, et niimoodi aastate pikkuseks seda käibe tekkimise perioodi venitada ei või. Ja on ka selliseid tegevusalasid, kus on väga levinud tööde üleandmine, üleandmise vastuvõtmise aktiga. Näiteks IT-sektoris, ehitussektoris väga levinud. Sellisel juhul on Maksu- ja Tolliamet nõus sellega, et kui osapooled on selles eelnevalt kokku leppinud, et teenuse osutamise ajaks loetakse siis see akti allkirjastamise aeg ja ka arvel on teenuse osutamise perioodiks see akti allkirjastamise aeg, on lubatud käive kajastada akti allkirjastamise kuu käibedeklaratsioonil, mitte selles kuus, millal siis need tööd või see teenuse osutamine tegelikult lõppes. Et siin näide ka, et kui teenust osutatakse maist oktoobrini, aga akt nende tööde üleandmise kohta allkirjastatakse mõlemapoolselt novembris, kui on eelnev kokkulepe olemas, et lähtutakse teenuse üleandmise aja määramisel akti kuupäevast ja ka arvel on see akti
allkirjastamise kuu ehk november teenuse osutamise kuuks, siis on lubatud käive kajastada novembris. Ja väga oluline on määrata ka käibe toimumise koht. Eelkõige sellepärast, et teada saada siis, et kas see konkreetne käive tuleb deklareerida siin Eesti käibedeklaratsioonil või tekib käive võib-olla hoopis mõnes teises riigis ja tuleb deklareerida sealsel deklaratsioonil. Kaubakäibe toimumise kohaks loetakse Eesti siis, kui kaup toimetatakse saajale või tehakse talle muul viisil kättesaadavaks Eestis, eksporditakse Eestist, teostatakse kaubaühenduse sisest käivet või siis imporditakse Eestis asuvale saajale tingimusel, et kaup maksustatakse ühenduse välisest riigist imporditud kauba kaugmüügi käibemaksuga maksustamise erikorra alusel. Kui on selline tehing, mis võib olla ka väga levinud, et Eesti ettevõte müüb kaupa, mis ei asu Eestis, vaid mõnes teises riigis ja tehingu tulemusena see kaup sealt teisest riigist liigub kuskile kolmandasse riiki, ehk siis kaup Eestisse üldse ei tule, siis üldiselt ei saa meil olla tegu Eesti käibega. Eesti käibedeklaratsioonil seda ei kajastata, Eesti käibemaksuga ei maksustata, vaid tuleb siis välja uurida see, mis riigis käive tekib ja kuidas selles riigis siis maksustatakse. Teenuse puhul on reegel natuke teistsugune. Nimelt, kui teenuse tekkimise koht on Eesti, kui teenust osutatakse Eestis registreeritud maksukohustuslasele või ka piiratud maksukohustuslasele või kui teenust osutatakse Eestis oleva asukoha või püsiva tegevuskoha kaudu isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslane. Ehk siis teenuse puhul, kui saajaks on teise liikmesriigi käibemaksukohustuslane, tuleb lähtuda üldreegli kohaselt sellest, kus riigis see teenuse saaja on käibemaksukohustuslane. Küll aga on nii kauba kui teenuse selle toimumise koha osas väga palju erandeid nendest üldreeglitest. Kuna meie aeg siin täna on ikkagi piiratud, ei hakka neid kõiki ette lugema, vaid panin siia materjalidesse lingid Maksu- ja Tolliameti kodulehele, kus on siis nii kaubakäibe kui teenuse kohta meil olemas sellised abitabelid, mille abil on siis lihtne määrata, kas käive tekib Eestis või mõnes teises riigis ja kui tekib Eestis, siis millise käibemaksumääraga seda maksustada tuleb ja kuidas käibedeklaratsioonil kajastada tuleb. Eriti sellistel algajatel ettevõtjatel kindlasti soovitan neid tabeleid kasutada. Nii, ja lähme siis edasi siit kohe käibemaksumäärade juurde ka. Selline üldine käibemaksumäär hetkel on meil 22% ja juba üsna varsti, 1. juulist tõuseb käibemaksumäär 24% peale. Ja üldiselt tuleb selle standardmääraga maksustada kõik tehingud, millele käibemaksuseaduses ei ole kehtestatud mingisugust erandit, et mis ei ole siis kas madalama maksumääraga maksustatavad või üleüldse maksuvabad. Käibemaksumäärad on käibemaksuseaduses paragrahvis 15 loetletud. Soodusmääradest on meil praegu kasutusel 13% käibemaksumäär, mida siis kasutatakse majutuse ja majutuse koos hommikusöögiga maksustamisel. See on kasutuses alates 1. jaanuarist 2025 ja varem oli siis majutuse käibemaksumääraks 9%. Ja teise soodusmäärana on siis kasutusel 9% käibemaksumäär, mis hetkel kehtib raamatutele ja õppekirjandusele, siis meditsiiniseadmetele ja ravimitele, mitte siis igasugustele meditsiiniseadmetele, vaid ainult nendele, mis on loetletud sotsiaalministri määruses. Kui te saate need slaidid, panin lingi ka sellele määrusele, et tuleb väga täpselt siis jälgida, et kui on mõni meditsiiniseade küll sarnane sellega, mis on seal määruses, aga mitte päris see, siis üldjuhul ikkagi seda sooduskäibemaksumäära kasutada ei tohi.
ja samuti on 9%-line käibemaksumäär praegu ajakirjandusväljaannetele alates siis 1. jaanuarist 2025. enne seda oli ajakirjandusväljaannete käibemaksumäär 5%. Lisaks 13 ja 9%-listele soodusmääradele on siis kasutuses ka 0%-line käibemaksumäär, mida kasutatakse päris laialdaselt väga erinevatele asjadele. 0% see käibemaksumäära puhul tuleb siis arvestada seda, et kuigi käibemaksu summaliselt ei lisandu, siis tegu on ikkagi maksustatava käibega ja selle 0%-ga maksustatava käibe tarbeks tehtud kulutustelt on õigus ka sisendkäibemaks maha arvata. Kõik need kaubad ja teenused, mida siis on õigus 0%-ga maksustada, on samuti käibemaksuseaduse paragrahvis 15 lõigetes 3 ja 4 ilusasti loetletud. Ja see kasutusala on tõesti lai, et näiteks 0%-ga on maksustatud selline kaup, mis eksporditakse Eestist, siis merelaevad, mis sõidavad rahvusvahelistes vetes ja lennukid, mis kuuluvad ettevõtetele, mis teevad peamiselt rahvusvahelisi lende ja selliste lennukite varuosad ja remont. Siis kaupade ja teenuste müük teatud rahvusvahelistele organisatsioonidele, näiteks Euroopa Liidu institutsioonidele ja relvajõududele, näiteks NATO-le. Samuti rahvusvaheline reisijate vedu ja paljud muud kaubad ja teenused. Aga selleks, et nullmäärast käibemaksumäära kasutada, peab siis ka olema kõigepealt veendumus, et antud tehingu kohta on see 0%-line käibemaksumäär lubatud ja 0%-lise käibemaksumäära kasutamiseks üldjuhul peab olema sellel müüjal tõendusmaterjal ka selle kohta, et see nullmäära kasutamine on õigustatud. Lisaks on käibemaksuseaduses juttu veel maksuvabast käibest. Selle kohta on käibemaksuseaduse paragrahv 16 ja maksuvaba käive on siis selline käive, millele üldse käibemaksu ei lisata. Maksuvabade tehingute selle loetelu võib sisu poolest jagada kaheks. Kõigepealt on sotsiaalset laadi maksuvabastused, selle alla kuuluvad näiteks tasemeharidus, tervishoiuteenused, osad sotsiaalhoolekandeteenused ja siis on sellised mittesotsiaalset laadi maksuvabastused, mis siis kehtivad mõnedele kinnisvaratehingutele, näiteks ja kindlustusteenustele ja sedasorti asjadele. Maksuvaba käibe puhul käibemaksu jällegi ei lisata, kuid maksuvaba käibe tarbeks tehtud kulutustelt ei ole lubatud ka sisendkäibemaksu maha arvata. Ja maksuvabade kaupade ja teenuste loetelu on käibemaksuseaduses ka selline lõplik, et kui on tegu tehinguga, mida käibemaksuseaduse paragrahvis 16 nimetatud ei ole, siis ei ole ka õigust seda niimoodi maksuvabalt ilma käibemaksuta osutada. Nii, ja vaatame üle ka sisendkäibemaksu, sellised üldised põhimõtted. Sisendkäibemaks on tavaliselt teema, mis ettevõtjatele väga suurt huvi pakub. Ja sisendkäibemaksuna on lubatud maha arvata maksustatava käibe tarbeks tehtud kulutustelt sisendkäibemaks. Ehk siis põhimõtteliselt iga ostu puhul, mida käibemaksukohustuslasest ettevõte teeb, peab ta kaaluma, kas ta kasutab selle ostetud kauba või teenuse maksustatava käibe tarbeks. Kui kasutab, siis saab ta kogu sisendkäibemaksu maha arvata. Kui aga kasutab mingil muul otstarbel, siis sisendkäibemaksu vähemalt kogu ulatuses maha arvata ei saa. Näiteks võib ettevõttel olla ka maksuvaba käivet. Maksuvaba käibe tarbeks tehtud kulutuste sisendkäibemaksu maha arvata ei saa. Või teatud juhtudel võib tegu olla ka sellise organisatsiooniga, kellel on ka mingisugune mitteettevõtlus.
see puudutab rohkem näiteks avaliku sektori asutusi või ka näiteks MTÜ-sid ja sellistel juhtudel tuleb siis välja arvutada see proportsioon või osakaal, et kui suure osa sisendkäibemaksu siis tohib maha arvata ja kui suurt osa ei tohi. aga tähtis on see, et see proportsioon vastaks siis tõele, näiteks seda olukorda võimalikult tõepäraselt ja oleks siis võimalik täpselt nagu hinnata seda, et kui suur osa sisendkäibemaksust on ikkagi maksustatava käibe tarbeks tehtud. Ja eriti alustavate ettevõtete puhul võib siis ette tulla ka selline olukord, et ettevõte on juba registreeritud, on ostetud mingisuguseid kaupu või ka teenuseid, mida hiljem plaanitakse edasi müüa, aga see ettevõte ei ole veel käibemaksukohustuslane. On lubatud ka selliste enne käibemaksu kohustuslasena registreerimist ostetud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu mahaarvamine, kuid seda alles sel kuul, millal need kaubad või teenused edasi müüakse. Ja ka sellise põhivara sisendkäibemaks, mis on siis soetatud enne käibemaksukohustuslasena registreerimist, on lubatud maha arvata, aga põhivara puhul siis ei pea ootama seda põhivara müügikuud, vaid võib juba varem maha arvata. Äh, Toon mõned näited ka sellest, et kuidas see käibemaksukohustus siis kujuneb. Ütleme, et meil on selline ettevõte, kelle, kellel kuu jooksul toimub siis 2 tehingut. ta müüb kaupa väärtuses 1000 eurot pluss käibemaks ja ostab siis midagi, mis on tema maksustatava käibega seotud ja see ostusumma on 600 eurot pluss käibemaks. Sellisel juhul tema maksustatav väärtus, mida hakatakse käibemaksuga maksustama, on 1000 eurot. Käibemaks sellelt on 220 eurot ja kui see maksustatava käibe tarbeks tehtud ostusumma on 600 eurot pluss käibemaks, siis käibemaksusumma on 132 eurot ja sellel ettevõttel tekib käibemaksu tasumiskohustus, eeldusel, et ühtegi teist tehingut selles kuus siis ei toimunud ja peab siis tasuma 88 eurot. Aga mõnikord tekivad ka tagastusnõuded ja nendes tagastusnõuetes ei ole ka mitte midagi halba ega sellist erakorralist, et näiteks ettevõte müüb kuu jooksul kaupa väärtuses 1000 eurot, 100 eurot pluss siis käibemaks, 22 eurot, aga teeb mingisuguse suure kulutuse 12 000 pluss käibemaks. Et sellisel juhul tema maksustatavaks väärtuseks käibedeklaratsioonil on 100 eurot, lisandub, millelt arvutatakse siis käibemaks 22 eurot ja sisendkäibemaks 12 000 eurolt ehk siis 2640 eurot võib maha arvata ja sellisel juhul oleks tagastamisele kuuluv käibemaks 2618 eurot. Tagastusnõuded ei pruugi tekkida mitte ainult sellistes kuudes, kui käive on väike, vaid ka näiteks juhul, kui ettevõttel on nullmääraga käive, siis selle pealt nagu tasumiskohustust ei teki, küll aga sisendkäibemaksu mahaarvamine on lubatud. Seega tagastusnõuded on ka täiesti tavapärane osa käibemaksusüsteemist. Selleks, et sisendkäibemaksu maha arvata, on alati vaja seda, et oleks olemas arve ja see arve peaks siis ikkagi olema sellele käibemaksukohustuslasele väljastatud, kes oma sisendkäibemaksu hulgas seda kulutust tahab näidata. Ja müüjal, kes saab ettemaksu, ka müüjal on selle ettemaksu kohta kohustus alati väljastada arve. Näiteks selline olukord, kui lepingu alusel laekub müüjale jaanuaris 1000 eurot sellise teenuse eest, mida hakatakse osutama alles märtsis. mis siis, et seda teenust ei ole veel osutatud, müüja peab 7 päeva jooksul peale ettemaksu saamist väljastama arve, kui kokku laekub 1000 eurot, siis maksustatav käive sellest, see 1000 eurot on siis nagu koos käibemaksuga
maksustatav käive on 819 € 67 senti. selle saame nii, et see 1000 jagame 1,22-ga ehk siis võtame sealt nagu selle käibemaksu osa ära ja käibemaks 819,67 eurolt on 180 € ja 33 senti. Ja see arve väljastamise kohustus siis kindlasti ettemaksude kohta müüjal on. Kui ostetakse selliseid tavalisi kaupu-teenuseid, mida jooksvalt kasutatakse, sellisel juhul tuleb hinnata seda, kas need on mõeldud maksuvaba käibe tarbeks või maksustatava käibe tarbeks, siis kui need ostetakse. ja kui on siis näiteks osaliselt maksuvaba käibe tarbeks, tuleb kohe arvestada see proportsioon. Ja nagu ma juba alguses ütlesin, et kui mingisuguselt kaubalt või teenuselt on sisendkäibemaks juba maha arvatud, kuid kaupa või teenust kasutatakse isiklikul otstarbel, siis tekib oma tarve, mis tuleb käibemaksuga maksustada. Põhivaraga on lugu natuke teine. Põhivara puhul kõigepealt siis, kui see põhivara ostetakse, hinnatakse, kas seda hakatakse kasutama maksustatava käibe tarbeks, siis tohib sisendkäibemaksu maha arvata või maksuvaba käibe tarbeks, siis ei tohi sisendkäibemaksu maha arvata. Aga põhivara puhul siis on veel korrigeerimisperiood, mille jooksul tuleb iga aasta lõpus hinnata, mille tarbeks siis tegelikult seda põhivara kasutati. See korrigeerimisperiood on 5 aastat ja kinnisasjade puhul isegi 10 aastat. Et kui näiteks on ostetud kinnisasi, ostes hinnatakse, et seda kasutatakse ainult maksustatava käibe tarbeks ja kogu sisendkäibemaks arvatakse maha, 2 esimest aastat kasutataksegi maksustatava käibe tarbeks, siis need 2 esimest aastat korrigeerimist vajadust ei ole, aga kui 3. aastal kasutatakse maksuvaba käibe tarbeks, siis tuleb juba selle 3. aasta kohta proportsionaalselt 1/10 sisendkäibemaksu tagasi maksta. Et põhivara kohta on siis selline täiendav kohustus ja kui põhivara siis müüakse ära enne, kui see korrigeerimisperiood lõpeb, sellisel juhul selle müügiaastal nagu tehakse see lõplik korrigeerimine. Nii, räägime mõne sõnaga ka käibemaksu kohustuslaseks registreerimiseks ja kustutamisest. Registreerimise piirmäär on praegu endiselt 40 000 €, nagu ta on juba päris pikka aega olnud. See piirmäär muutunud ei ole. Küll aga alates 1. jaanuarist 2025 muutusid päris oluliselt selle piirmäära arvestamise alused. Ja alates käesolevast aastast loetakse siis käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära sisse kõigepealt kaupade ja teenuste maksustatav käive, sealhulgas 0%-lise käibemaksumääraga maksustatav käive, välja arvatud põhivara võõrandamine, kui see käive toimub Eestis. Käibe toimumise asukoht on Eestis. Ja täiesti uute tehingutena loetakse siis piirmäära sisse kuuluvaks ka kinnisasjatehingute käivet, välja arvatud põhivara võõrandamine ja juhuslikud tehingud ja samuti uuendusena kindlustusteenuste ja finantsteenuste käivet, välja arvatud juhuslikud teenused. Kinnisasjatehingud võivad mõnikord olla maksuvabad, kindlustusteenused ja finantsteenused on peaaegu alati maksuvabad ja tuleb siis piirmäära sisse arvestada. Kui ettevõttel on nüüd ainult maksuvaba käive, näiteks ta osutabki ainult finantsteenuseid ja mitte mingisugust maksustatavat tehingut kalendriaasta jooksul ei toimu, sellisel juhul käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustust ikkagi ei ole. Kui aga on nii näiteks maksuvaba finantsteenus ja tekivad ka sellised mittejuhusliku iseloomuga maksustatavad
või tähendab, tekib ka maksustatav käive, ükskõik kui väike, siis sellisel juhul peab ennast registreerima käibemaksukohustuslaseks. aga arvestada tuleb sellega, et see käive, mis on maksuvaba, jääb ka käibemaksukohustuslasena registreerides maksuvabaks. Lihtsalt see tuleb siis käibedeklaratsioonil maksuvaba käibena deklareerida. Ja kui siis ettevõte tegeleb tegevusalaga, millele on kehtestatud selline sotsiaalset laadi maksuvabastus, näiteks pakub tasemeharidust või tervishoiuteenust ja muid asju, siis neid sotsiaalset laadi maksuvabastusi endiselt piirmäära sisse ei arvestata, et maksuvabadest tehingutest lisandusid ikkagi kinnisasjatehingud, nii maksuvabad kui maksustatavad, ja kindlustus- ja finantstehingud. Muudatusi oli alates 2025. aasta algusest ka käibemaksukohustuslaste registrist kustutamise kohta. Äh, nimelt, kui kuni 2024. aasta lõpuni võis käibemaksukohustuslane end omal soovil registrist kustutada siis, kui ta hindas ise, et järgneva 12 kuu jooksul ei ületa tema käive registreerimise piirmäära, siis alates käesoleva aasta algusest see põhimõte, et hinnanguliselt järgneva 12 kuu jooksul registreerimise piirmäära käive ei ületa, jääb alles, aga käive ei tohi olla ei käesoleval ega ka eelmisel kalendriaastal ületanud seda registreerimise piirmäära. ehk siis juhul, kui näiteks käesoleval aastal ettevõte see piirmäära sisse kuuluv käive on 50 000 eurot. Ta järgmise aasta alguses mõtleb, et tahaks tegevust kokku tõmmata ja prognoositav käive tuleb ainult 10 000 eurot, siis tal ei ole võimalik ennast käibemaksukohustuslaste registrist kustutada, kuna eelneva kalendriaasta käive on piirmäära ületanud. tuleb siis oodata, kuni ka ei eelneva ega ka jooksva kalendriaasta käive seda piirmäära ei ületa. Ja miks neid piirmäärade arvestuse põhimõtteid üldse muudeti? Muudeti sellepärast, et kõikides Euroopa Liidu riikides hakkas siis kehtima selline väikeettevõtete erikord, mis lubab seda kuni käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäärani käibe tekkimisel maksuvabastust kasutada mitte nüüd enam ainult oma asukohariigis, vaid soovi korral ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Kui näiteks Eesti ettevõte tahab teistes riikides seda maksuvabastust kasutada, juhul kui tema käive siis Euroopa Liidus kokku jääb alla 100 000 euro ja ta nendes riikides, kus ta tegutsema hakkab, ei ületa nende riikide maksuvaba piirmäära, on seda võimalik teha, aga selleks tuleb siis liituda selle väikeettevõtte erikorra süsteemiga, tuleb Maksu- ja Tolliametile teha vastav avaldus. Kui need riigid, kus tegutsema hakatakse, annavad loa, saab seal maksuvabalt tegutseda ja saab seda maksuvabalt teha siis nii kaua, kuni kas nende tegutsemisriikide piirmäärad on täitunud või nii kaua, kuni 100 000 eurot Euroopa Liidu kogukäive on ületatud. Kui need piirmäärad ületatakse, ükski riik mingisugust tegutsemiskeelu ei kehtesta, siis tuleb lihtsalt nende tavapäraste reeglite järgi edasi tegutseda, et siis lihtsalt see maksuvabastus kaob. Ja mm, on veel üks mõiste käibemaksuseaduses, piiratud maksukohustuslane, mida ka alustavad ettevõtjad võiks teada. Piiratud maksukohustuslane on siis selline juriidiline isik, kellel ei teki maksustatavat käivet, aga kes ostab välisriigist kas teatud teenuseid. Need teenused on nimetatud käibemaksuseaduse paragrahvis 10 lõikes 5 ja siia kuuluvad sellised teenused, mille puhul siis see teenuse osutamise koht ei ole nii oluline, näiteks raamatupidamisteenus, konsultatsiooniteenus,
elektrooniliselt osutatavad teenuseid. see nimekiri on seal palju pikem. või siis selline ettevõte, kellel ei teki maksustatavat käivet või juriidiline isik ostab kaupa vähemalt 10 000 euro eest teisest Euroopa Liidu liikmesriigi maksukohustuslaselt ja see 10 000 euro piir on siis alates kalendriaasta algusest. teenuste puhul sellist piirmäära pole, et teenuste puhul tuleb siis registreerida kohe ennast piiratud maksukohustuslaseks. Näiteks oletame, et meil on üks mittetulundusühing, kelle tegevusala ongi siis koolituste, koolitustega tegelemine. Ta ei ole käibemaksukohustuslane. Tal see maksustatavat käivet ei ole nii suurt, et piirmäära ületada ja ta ostab välisriigist mingisuguse sellise platvormi kasutamise teenust, kus ta saab oma õppematerjale teistega jagada. käibemaksuseaduse mõistes on see platvormiteenus elektrooniliselt osutatav teenus ja selle teenuse hind siis on 100 eurot, netohind. Ja kuigi see MTÜ ei ole ületanud seda käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära, tema maksustatav käive ei, noh, kui sellest koolitusteenusest ei ületa 40 000, selle teenuse ostu tõttu, kui ta ei taha hakata tavaliseks käibemaksukohustuslaseks, on tal kohustus hakata piiratud maksukohustuslaseks ja ta peab selle ostu pealt käibemaksu 22 eurot Eestisse tasuma. Juhul, kui nüüd sellel MTÜ-l tekib mingil määral ikkagi maksustatavat käivet ja see teenus oleks seotud selle maksustatava käibega, sellisel juhul oleks mõistlik registreerida end tavaliseks maksukohustuslaseks, siis oleks ka sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus, aga kui maksustatavat käivet üldse ei teki, siis tuleb olla piiratud maksukohustuslane ja siis tuleb see käibemaks kauba ja teenuse ostmiselt ära tasuda, siis sisendkäibemaksu maha arvata ei saa. Nii, lisaks on siis käibemaksuseaduses terve hulk selliseid eriolukordi, mida maksustatakse natukene teistmoodi kui selliseid üldreegli järgi maksustatavaid tehinguid. Teen kiire ülevaate ka sellistest enam levinud erikordadest. Kõigepealt reisiteenuse erikord, mis on siis kohustuslik kõikidele sellistele isikutele, kes mingisugust reisiteenust müüvad. Ja see reisiteenuse erikorra maksustamine on siis marginaalipõhine. Ehk see reisi maksustatav väärtus leitakse niimoodi, et reisi müügihinnast lahutatakse maha kõik selle reisi jaoks tehtud kulud koos käibemaksuga ja saadav summa on siis maksustatav väärtus koos käibemaksuga. reisiteenuse arvel käibemaksu eraldi välja ei tooda. Näiteks oletame, et tegu on meil sellise reisiga, mille hind on 600 eurot ja reisi tarbeks tehtud kulutused koos käibemaksuga on 450 eurot. Tuleb leida marginaal 600 eurot miinus 450 eurot, mis on siis 150 eurot ja selle 150 euro sees sisaldub ka käibemaks. Ja deklareerida tuleb siis niimoodi, et maksustatav väärtus on 122,95. Selle jällegi saame leida niimoodi, et 150 jagame 1,22 ja käibemaks on siis 27 eurot 5 senti. Kokku siis see maksustatav väärtus pluss käibemaks on 150. Ja juhul, kui sellel reisiteenuse osutajal muid tehinguid ei ole, siis tal tulekski tasuda 27 eurot ja 5 senti. Teiseks selliseks väga levinud erikorraks on riigisisene pöördmaksustamine, millega siis käibemaksu tasumise kohustus läheb ostjale. Kui tavapäraselt käibemaksu tasub müüja ja sisendkäibemaksu küsib tagasi ostja, siis pöördmaksustamise puhul teeb seda mõlemat ostja.
arve väljastatakse selle riigisisese pöördmaksustamise korral koos käibemaksuga, kuid ostja maksab ilma käibemaksuta osa. Ja selle riigisisese pöördmaksustamise eesmärk on siis vähendada maksupettusi. See peaks välistama sellise olukorra, kus müüja küll deklareerib käibe, kuid jätab selle tasumata, kuid ostja küsib ikkagi sisendkäibemaksu tagasi. Selle riigisisese pöördmaksustamise kasutamine on seadusega reguleeritud, kasutatakse seda teatud metalltoodete juures ja ka kinnisasja tehingute puhul sellises olukorras, kui kinnisasi on vabatahtlikult maksustatav. Siin ongi üks näide selle kohta, kui siis müüakse kinnisasi, millele müüja on vabatahtlikult käibemaksu lisanud. Kinnisasjade ja veel mõningate tehingute puhul on võimalik selline asi, et vabatahtlikult maksustatakse, et võibki valida, kas soovitakse käibemaks lisada või mitte. Ja kui siis toimub see vabatahtlik maksustamine, siis tuleb see kinnisasi pöördmaksustamisega ka deklareerida. Ehk siis müüja deklareerib oma käibedeklaratsioonis ainult informatiivsel real 100 000 eurot, selle netosumma, mingisugust käibemaksu tasumise kohustust müüjale ei teki. Ja ostja oma käibedeklaratsioonis siis pöördmaksustab seda summat, ehk siis ostja näitab ise maksustatava väärtuse, arvestab käibemaksu ja kui see kinnisasi on tema maksustatava käibe tarbeks ostetud, siis saab ka sisendkäibemaksu maha arvata ja näitab siis samuti ka informatiivselt, et teha kindlaks, kui suure osa sellest maksustatavast väärtustest siis moodustab pöördmaksustamine. Kui selline vabatahtlikult maksustatav näiteks kinnisasi läheb maksustatava käibe tarbeks ostjal, siis sellist reaalset tasumiskohustust ei teki, et selle pöördmaksustamise tulemuseks on 0. Ja siis on veel kasutatud kauba erikord, mida kasutatakse päris palju. Eelkõige siis just nimelt kasutatud autod on sellised, mida selle kasutatud kauba erikorra alusel müüakse. Ja seda siis võib kasutada, selle kasutamine on alati vabatahtlik. Sellisel juhul, kui kaup on juba kunagi varem lõpptarbijale müüdud, käibemaks ära tasutud ja jällegi maksustatakse marginaal ehk siis ainult see osa, mis siis nagu müüja omalt poolt sellele kaubale lisab. See nii-öelda kasutatud kauba erikord on siis lubatud ainult kasutatud vallasasjade edasimüügil, juhul kui need kasutatud vallasasjad on ostetud ilma käibemaksuta ja see vahendaja ise ei tohi neid kasutada oma ettevõtluse tarbeks siis. Noh, väga levinud näide, et tegu on autopoega, kes ostab eraisikult kasutatud auto hinnaga 8000 eurot ja müüb selle edasi hinnaga 10 000 eurot. Arve väljastatakse, kui nüüd autopood soovib seda kasutatud kauba erikorda kasutada, siis arve väljastatakse ilma käibemaksuta. Marginaal, mis jällegi sisaldab käibemaksu, on antud näite puhul 2000 eurot ja käibedeklaratsioonil siis maksustatavaks väärtuseks tuleb see 1639,34. See on jällegi leitud nii, et siis 2000-st on see käibemaksu osa ära võetud ja käibemaks ise tuleb 360,66. Kui nüüd see autopood ei soovi kasutatud kauba erikorda rakendada, siis ta võib ka selle auto edasimüügi hinna 10 000 eurot käibemaksuga maksustada. Et keelatud see ei ole, aga lihtsalt ei ole otstarbekas. Ja siis kinnisvara ka ma tõin siia hästi lühidalt välja, et kinnisvara võib siis olla kinnisvaratehingud kas alati maksuvabad tehingud, näiteks kasutatud eluruumidele ei saa ka vabatahtlikult kunagi käibemaksu lisada. Kinnisasjad võivad olla alati kohustuslikus korras käibemaksuga maksustatavad, ehitusmaa, uued ehitised enne esmast kasutuselevõttu.
ja nagu juba jutuks tuli, et on ka siis selliseid kinnisasja tehinguid, mida saab soovi korral vabatahtlikult maksustada. See kinnisvara maksustamine on selline päris mahukas ja lai teema, et täna ma sellel pikemalt ei peatuks. Küll aga juba mai lõpus, kui ma nüüd ei eksi, siis 29. mail tuleb meil jällegi Zoomis selline põhjalik kinnisvara maksustamise koolitus, et keda huvitavad kinnisasja tehingud, siis soovitan mais ka meie koolitusel osaleda. Ja räägiks veel natuke deklareerimisest siis, et kuidas deklareerida neid tehinguid. Mm, Eesti käive deklareeritakse käibedeklaratsioonil, vormi nimeks on KMD ja tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Kui see 20. kuupäev langeb riigipühale või nädalavahetusele, siis tähtaeg lükkub edasi siis järgmisel või noh, esimesel tööpäeval, mis peale seda nädalavahetust või riigipüha tuleb, on tähtaeg. Ja iga käibedeklaratsiooni ehk selle KMD vormi lahutamatuks osaks on infoosa, kus deklareeritakse müügiarved sellisel juhul, kui ühe tehingupartneri lõikes ühe kalendrikuu jooksul on neid müügiarveid rohkem kui 1,000 euro eest väljastatud. Ja inf B osa, kus siis deklareeritakse ostuarved ja jällegi kõik sellised arved, mis siis ühe kuu jooksul ühe tehingupartneri lõikes on üle 1,000 euro. Lisaks on veel praegu täiesti eraldi olev deklaratsioon ehk VD, ühenduse sisese käibe deklaratsioon, kus siis deklareeritakse sellised tehingud, kui kaupa või teenust müüakse teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele. Kui on sellised tehingud, mille käibe tekkimise koht ei ole Eestis, siis neid Eesti käibedeklaratsioonil ka ei näidata. Kui käive tekib kuskil teises riigis, siis deklareeritaksegi kas seal teise riigi käibedeklaratsioonil, siis võib olla tekkinud kohustus mõnes teises riigis võtta ennast käibemaksu kohustuslaseks või siis on sellised erideklaratsioonid, näiteks seesama väikeettevõtja erikorra deklaratsioon või siis oss erikorra deklaratsioon, juhul kui müüakse siit Eestist teise liikmesriigi mittemaksukohustuslastele, et on selliseid erisusi. Aga deklareerimises on nüüd tulekul sellised päris suured muutused aastast 2027 ehk natuke on nende deklareerimispõhimõtete muutuseni veel aega. Põhimõte on siis selline, et praegu on see deklareerimine selline KMD vormipõhine, et üldjuhul ikkagi summeeritakse kõik andmed ja edastatakse need siis Maksu- ja Tolliametile, et alates aastast 2027 muutub see süsteem nagu tehingu andmete põhiseks. Andmeid hakatakse Maksu- ja Tolliametile saatma sellises kindlas standardiseeritud formaadis ja eelistatud variandiks oleks siis XD kaudu neid andmekoosseise siis saata. aga kõik muud käibedeklaratsiooni esitamise viisid jäävad ka alles. Saab e-maksuametis see faili laadimise versioon jääb alles, saab e-maksuametis ka edaspidi alates 2027 neid vorme nagu käsitsi täita ja alles jääb ka paberkandjal esitamise võimalus. Küll aga tuleb arvestada, et kes siis ei soovi sinna XD kaudu esitamisele üle minna, siis kuna see andmed jäävad samaks, aga see andmete detailsus natuke muutub, et sellisel juhul võib juhtuda, et seda sisestamist tuleb veidikene juurde. Ja seoses selle andmepõhisele esitamisele üleminekuga kaob siis ka eraldi VD deklaratsioon
kõik andmed lähevad siis ühele deklaratsioonile. Ja seda andmekoosseisule üleminekut siis sellises pikaajalisemas suunas võiks siis toetada ka see, et minnakse võimalikult laialdaselt e-arvetele üle, muudab selle andmete liikumise veelgi, veelgi kiiremaks ja mm, noh, ettevõtete jaoks ka siis võib-olla mugavamaks, et on vähem vaja sellist käsitööd teha. Äh, siis on Rahandusministeerium praeguseks koostanud väljatöötamiskavatsuse. Eelnõud selle kohta veel küll ei ole. Ja selle väljatöötamiskavatsuses on siis kaks sellist suuremat ideed. kõigepealt see, et inflisadel see 1 000 euro piirmäära kaotamine, et inflisadel oleksid siis esitatud selle väljatöötamiskavatsuse kohaselt kõik tehingud alates nullist ja teine idee selles väljatöötamiskavatsuses on ka siis see e-arvete selline kohustuslik kasutuselevõtt käibemaksukohustuslaste vahel. Kas see nüüd eelnõuks muutub ja seejärel käibemaksuseaduseks, hetkel on veel vara öelda, aga sellised mõtted Rahandusministeeriumi inimeste peades liiguvad. Ja kuna täna tegime sellise lühikese ülevaate, ühestki teemast väga pikalt ja väga põhjalikult rääkida ei jõudnud, kuna see aeg ongi piiratud ja väga tahaks, et te saaksite küsida ka meie käest, et kindlasti on mingisuguseid küsimusi, et panin siia lingid siis Maksu- ja Tolliameti kodulehele ja Rahandusministeeriumi kodulehele, kus on siis käibemaksu kohta igasugust erinevat infot, juhendeid, näiteid, et saate siis ise ka uurida ja leida need kohad üles, kus siis käibemaksu seaduse kohta selgitusi on jagatud. Ja kui tekib teil mitte nüüd täna siin koolituse ajal, vaid edaspidi mingisuguseid küsimusi käibemaksuga maksustamise kohta, kindlasti küsige ja selline parim koht, kuhu neid küsimusi saate, võiks siis olla meiliaadress äriklient@emta.ee, et sealt saate kindlasti õige vastuse. Nii, aga minu poolt on selle teoreetilise osaga nüüd kõik ja aitäh minu poolt ka.